Tervitused taas ÜFO Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel. Mina ise käisin ÜFOga vahetusõpilaseks Belgias ja täna on minu külaline siin vahetusema Piret Kaarlõpp-Ausmeel. Piret on Eesti pereema, kes otsustas, et just aastal 2025 võiks olla nende peres lisaks nende enda lastele ka üks välismaa noor. Ja nii sai neist vahetuspere sakslanna Hanna Luisale. Piret töötab kodus. Ta on tegutsenud oma ettevõtte alt üle 10 aasta. Peamine tegevus on klientide teenindamine läbi otsemüügi ja nende nõustamine ja seda just köögitarvete ja looduslike toidulisandite valdkonnas. Pireti jaoks on oluline enda eest hoolitsemine. Ta fookuses on trenn ehk 3 korda nädalas jõusaalis käimine ja kõndimine ja soojematel aegadel ka jooksmine. Tänases saates me räägime sellest, kuidas tuli üldse see mõte, et võtta oma perre aastaks ajaks vahetusõpilane, kuidas on Hanna-Luisa Eesti eluga kohanenud ja kas ja kuidas on Pireti elu üldse selle aja jooksul muutunud. Nii et tere, Piret! Mul on hea meel, et sa siin oled. Tere, minu poolt ka. Nii, kõigepealt ma tahangi küsida sellise suure pildi küsimuse, või tegelikult natuke väiksema. Ühesõnaga, räägi natuke enda peretaustast ja endast, et kui suur teie pere on, kus kandist elate, milline teie igapäev siiani on välja näinud? Meil on kärbpere. Ma elan Saare ja Mandri vahel. Olen abielus Muhu meesterahvaga. See tähendab seda, et meil on üks kodu on ka veel Muhus. Ja peres on meil, minul endal on 3 poega, 6-aastane, kes siis saab kohe 7, siis on kaitseväes olev poeg, kes kohe saab 20 ja on ka suur laps juba 27-aastane. Ja siis mu abikaasal on ka 11-aastane tütar, kes saab ka 12 ja tema on ka aeg-ajalt meiega. Okei, päris mitu last, sest tegelikult tippajal 4 last ja igapäevases elus siis ilmselt üks on kodus selle. Jaa, et praegusel seisus ongi niimoodi, et on väiksem on põhimõtteliselt nagu meiega ja on ka selline, et nagu ma ütlesin, Saare Mandri elu, siis elan ka abikaasas selles mõttes lahus, et abikaasa on Saarel ja mina olen siin, et selline vahva aasta. Okei, väga huvitav. Ja kuidas sellise kombo juures või kuidas tuli üldse mõte, et aga üks laps on puudu, võiks olla üks välismaa noor ka meie hulgas? See juhtus tegelikult väga üllatavalt, selles mõttes reklaam jõudis minuni, see oli juuni lõpus ja minu jaoks on selles mõttes müstika, et ma olin pannud Facebookis kuskil ta mulle ette jäi ja ma olin pannud linnukese, et soovin saada infot. Aga ma ise nagu ei mäletanudki selle kohta midagi, sest et kui mulle tuli postkasti, ma võin nüüd kuupäevadega eksida, aga see oli juuli algul tuli postkast, kas oli 2. juuli 2025, siis tuli postkast, et olen nagu huviline, et kas ma tahaks sellest nagu rohkem teada. Ja saadeti mulle ka siis natukene rohkem infot ja ma hakkasin sellele kirjale vastama. Aga millegi pärast ei see kiri saatmata. Okei. Ja sellega nüüd hakkab see lugu tegelikult. Väga põnev. See lugu hakkab sellega, et ma ei mõelnud rohkem selle peale üldse. Ma olin nagu see kiri läks sellepärast, et meili peale tuleb ju väga palju kirju. Ja sa paned võib-olla teadmata neid linnukesi, tahan infot võib-olla rohkem, kui me tegelikult peaks seda tegema, eks ju. Ja mõned lähevad kohe spämmi, mõned panevad siis mõtlema ja see info suhtes pani mind nagu natukene mõtlema. Selles mõttes oli esmaspäev, ma arvan, et see oli 7. kuupäev, kui ma läksin juuksurisse sõbranna juurde. Ja kuidagi tuli jutuks, tead, et mul on üks asi on hinges. Mul on hinges üks kiri, millel ma pole vastanud.
ja näitasin seda kirja, et see on IFUst tulnud ja mõtle, et ma ei ole selle vastanud ja tegelikult me vaatasime koos ka juba nagu lapsi, keda võtta. Ma nagu olin selle vähese ajaga tegelikult nagu välja valinud, mul oli 2 last. Üks oli siis Anna-Luisa ja teine tegelikult ma tervitan Petit, kellel siis sünnipäev 15. veebruar. Ja miks nad mul jäid silma, kuidagi mõlemal olid väiksemad õed-vennad, mõlemad olid nagu loomaarmastajad, mõlematel meeldib süüa teha, kuidagi selline, kord oli mul Peti peal, kord oli mul Anna-Luisa ja siis ma räägin oma sõbrannaga, et ma ei tea, ma ikkagi vist ei saa võtta, sest inglise keelt ma ei oska, et nii palju takistusi on. Ja mäletan nii täpselt, mul oli värv oli peas ja ma läksin pesema, see on nii detailselt räägin sellepärast, et see oli nagu nii huvitav. Kui ma uuesti pesutoolist ära tulin, siis mul oli võõras telefonikõne. Ja võõras telefonikõne oli IFUst. Hea, et sa vastu võtsid või tagasi helistasid, sest nii palju on ju mingid spämm-kõnesid siin viimasel ajal. Jaa, aga ma võtsin selle vastu ja minus, kui ma ei eksi, oli Maris, kes mulle helistas. Ja mitte sellepärast ma kuidagi vastasin talle koheselt niimoodi, et issand, kui veider praegu on. Kuidagi hästi selliselt, nagu ma läks nagu vanad tuttavad juba. Ja siis ma arvan, et Maris ehmatas sellepärast, et ta ei suutnud ennast isegi, ta ütles oma nime, kus ta helistab. Minu jaoks oli kohe umbes, et tšau, et me oleme nagu, ja siis ütles, et tead, mis nüüd juhtus või ma veel teietasin, et teate, mis nüüd juhtus. Et ma just olen arutanud 45 minutit, miks ma ei peaks, miks ma ei ole valmis nagu last võtma. Ja siis tuli kõne. Ja siis tuli kõne mulle ja siis me hakkasime nagu arutama, et miks ma nagu ei peaks ikkagi võtma, et inglise keel ei ole ma pädev, ma arvasin, et pole probleemi ja sealt hakkas tulema, ei ole probleemi, et ikkagi ju noh, et kuidas tunne on, ma ütlesin, nagu tunne on ju see, et ma olen tegelikult ju lapsed juba nagu üle vaadanud. Ja ta saatis mulle, sest samal päeval saatis mulle siis uuesti selle ankeedi, et ma täidaks selle pere ankeedi ära. Aga ega ma siis abikaasale sellest ju tol ajal me ei olnud veel abielus. Me abielusime 6 aega hiljem, tegelikult selles mõttes kuu lõpus abielusime, aga tol ajal siis elukaaslane ja tema oli oma töödega oligi eemal ju ja ma talle mitte midagi ei rääkinud, aga ma täitsin ära pere ankeedi niimoodi, et siis elukaaslase nimel ja panin enda andmed. Ja nagu, et olin juba välja valinud ka Hanna, ma veel küsisin veel Mariselt, et mul on tunne, et Hanna on ära võetud, sest et Hanna kohta ei olnud mitte ühtegi YouTube'i videot. Ja mul oli nagu hästi kurb kuidagi selline. Juba tundsid seda ilma ja siis ta ütleb, et ei, et ainult vahetusvanemad saavad. Ja siis ma sain aru, et kui ma nii palju, kui ma seda Petit ja Hannat nagu kogu aeg nagu kaalusin, ju siis Hanna olema. Täitsin ankeedi ära, õhtuks Maris kirjutab, et nii kiirelt pole ükski ankeed tulnud, et mingi alla 24 tunni, et ma nagu, aga siis oli vaja ka ju mehele öelda, sest Maris hammustas kohe läbi, sest ma panin enda andmed mehe andmetesse. Telefoninumbri, meiliaadressi. See vist vihjab millele. Jaa, aga muidugi järgmine päev ma siis tegin sellest juttu ja siis oli ju juba kontakt see, et Kaiega seal Zoomi teel. Ja siis mees ütleski selle peale, et tema ka siis Zoomi ütles, et noh, kui Piret otsustab, siis nii on. Ja tegelikult see otsus oligi, nii kiirelt see otsus tuligi, sest ma teadsin, et me oleme nagu Rakver, mu mees tuleb objektiga Rakverre, siis me oleme üks pisike pere, sest et üks poegadest on juba, eks elab oma peal, siis üks poegadest läheb kaitseväkke, et tuba jääb ju tühjaks. Niisugune mõnus, väike pisikene ei olegi üksi ja mees tuleb ka ja mis siis häda on? Ei ole ju mingit probleemi. Aga kas, kui sul oligi poistega seal peamised kogemused oma lastena, kas poisi võtmisele ei mõelnud või? Et hea tuttav, nagu tead juba, mida oodata? Kordagi. Mitte kordagi ma ei mõelnud poisi peale, sellepärast, et ma kogu aeg mõelnud, et mul võiks olla ju tütar. Ja ma sain muidugi, mul ju abikaasal on tütar ja tal on tegelikult ka vanem tütar, samamoodi juba 28, eks ju, aga väiksem on nagu meiega rohkem ja siis mul nagu on kasutütar
ja siis sellepärast jäigi need tüdrukud mulle nagu silma, et ma ei mõelnud, et mõtlesin just see vastupidi, et mul neid poistest on juba võib-olla palun väga vabandust, et aitab küll, et need võiks tüdrukud tulla. On nii hea võimalus ka niipidi vaadata, et alati olen tahtnud lisatüdrukut ja nüüd lõpuks on see võimalus ja saad ise välja ka valida, millise iseloomuga, mis hobidega, huvidega. Okei, aga mulle tundub, et sa nagu maalisid mingi pildi Hannast, et ongi, et armastab loomi, on selline hästi ootasid teda. Aga mis siis sai, kui ta päriselt tuli? Kas seal oli mingisugune dissonants või mingi pettumus ka? Või? Kordagi ei olnud. Okay. Siis kui see 20. augustil me esimest korda kokku saime, siis me olime siis suhelnud meili teel. Me hakkasime kohe suhtlema selles mõttes eesti keeles, et kui ta mulle kirjutas inglise keeles, ma sain aru, et okei, et ma ei pea seda üldse pusima. Ja kuna tema kodukeel ei ole ka ju inglise keel, eks ju, et siis teeme kohe nii, et võtame siis selle kohe eesti keele ja me tänaseni, kui me saadame sõnumeid, me teeme eesti keeles. Väga hea mõte. Selles mõttes, et nagu kirjateel on meil kõik eesti keeles. Aga siis oli niimoodi, et me läksime, põrutasime ju kohe, tema sai kui me teda esimest korda nägime, see oli äratundmise rõõm oli kohe. Ka temal oli. Selles mõttes, et hästi mõnus selline kontakt, et me olime selle vähese kirjaajaga juba nagu loonud endale. Muidugi see silmas ma vaatasin korraks Petit ka, siis oli nii naljakas, et ma kujutan ette, kuidas see Peti mõtleb, miks ma teda vaatan, tervitame siis Peti peret. Et Peti oli ka hästi armas tüdruk ja miks ma just Petit vaatasin, kuna minu enda väikse poja sünnipäev 14 veebruar ja Petil 15 veebruar, et kuidagi ka sama, eks ju, et jälle midagi ühist. Ja kui Hanna juurde minna, siis Hanna sai muidugi koheselt ju selle, et tuli meiega, siis me ei tulnud üldse Rakvere koju. Läksime kohe Saare sinna Muhusse, et kus meil on teine kodu. Okay. Ja kui tulla nüüd selle elukorraldusega, siis 6 aega hiljem ma sain teada, et mul abikaasa ei saagi tulla Rakvere üldse aasta. Ja sellest tekkiski see, et tema töö on lihtsalt, et kus projektid on, kus otsa saab, sinna ta saab ja ta sai Saarele tööd. See tähendaski seda, et meie unistus see aasta siis niimoodi koos veeta vahetusõpilasega ei olnud üldse planeeritud, et ma olen nagu üksik emana vahetusõpilane. Et siin on ka tegelikult üleskutse, kui keegi on üksik ema, et see on, et ärge kartke, tegelikult see ei ole hullu. Et võib-olla mõni mõtleb, et ma olen üksik ema, et ma ei saa hakkama, aga tegelikult minul juhtus see, et ei plaaninud nii, aga septembri lõpus me saime teada, et abikaasa klassi Rakvere. Okei. Aga kas sealt siis mõtet ei käinud läbi, et aga kolime kõik Saare peale? See mõte oli selles mõttes jaa, aga kuna Hannal ei oleks kooli seal olnud, kui Hanna ei oleks meile tulnud, siis täna kindlasti me oleks ju väikse pojaga läinud muust. Et see plaan meil on. Okay. Ja seda ma ütlesin ka Hannale kohe, et tema elu saab selles mõttes olema kirju, et me hakkame sõitma Saare vahet, et Muhu vahet siis. Ja tänaseks on nii, et ta on seal käinud ja mis on põnevad, ta näeb, kuidas maja kerkib, niitame maja sinna. Et ta nägi seda, kui oli vundamendi peal ja päris huvitav, kuhu me jõuame selleks maaks, kui ta peab ära minema oma. Aga kuidas tema sellesse suhtus? Kas tal oli juba loodud mingisugune kujutluspilt, et ma ei tea, tüüpiline peremudel, ema, isa, noorem vend kodus ja nüüd järsku öeldakse, et pole see isa tegelikult ei elagi meiega koos. Ma mäletan seda tegelikult, me istusime köögis ja kuna Rakveres on meil suht suur maja, siis ja mis puutub minu inglise keelde, ma pursin seda selles mõttes nagu hüllatavalt, et ma saan hakkama, et see ongi see esmane hirm, et me pigem ütleme ei, et mulle meeldib pigem mitte ennast nagu üles tõsta, pigem nagu natuke allapool, siis on kergem alati ju minna edasi kõrgemale. Muidu kui ütled, et oskad, vaata ei oska, siis on ju palju hullem. Ja siis ma mäletan seda, kuidas ma talle ütlesin, et teada, et nüüd on nii, et ma abikaasa nimi Lauri, et Lauri ei tulegi ja me peame saama hakkama selle külma, pimeda ja selle talvega. Ja Anna ütleb nii rõõmsalt, et
pole hullu midagi, naised on umbes tugevad ja selline hästi mõnusad, ära muretse. Ja siis ma ise nagu vaikselt mõtlesin, et kullakene, sa ei tea, mis toimuma hakkab. Puude tassimised, lumalükkamised, et mis nagu natuke mind ehmatas. Aga see läks kuidagi hästi sujuvalt, et ja mis puudutab Hannat, et kui me lõpuks temaga siis, kui olime ju Muhus esimesed päevad, eks 3 päeva, ja sai seal oma toa kohe, ta saab olla alati, kui ta läheb, siis ta teab, et see on tema pesa, siis Rakveres oli samamoodi väikepoiss Ove, loovutas oma toa talle kohe. Aga kuhu tema läks? Tema saab olla emme-kaisu. Ja tal meeldib nii õppis. Ja siis tema kohe niimoodi sõbralikult loovutas selle toa. Ja kui ma Hannat sinna suunasin, ja siis läksin natukese aja pärast nagu ütlesin, et tead, see kapp on kõik, sa võid nagu kapi uksed lahti teha, kõik on nagu tühjaks tehtud, kõik on sinu. Tal olid asjad pandud. Niimoodi, et ma ei jõudnud veel talle midagi suunata, tal oli kõik juba, asjad olid nagu lahti pakitud ja ta nagu tunneb ennast nagu hästi. Okei. Nii põnev, nii palju nagu justkui nagu mingid ootamatuseid, aga tundub, et kõik nagu kuidagi klappis või läks omale paika, vähemalt alguses. Et kuidas see igapäevaelu siis hakkas välja nägema, kui sa ütlesid, et sina kartsid, et tuleb lumelükkamist, tuleb puude tassimist, et kas need said nüüd Hanna ülesanneteks või kuidas seda piiri hoida, et teda mitte üle koormata nende asjadega ja ise ka ennast mitte üle koormata kõikide tegemistega ja sõita veel pidevalt Rakverest Muhusse on ju vähemalt 3 tundi sõitu vist või rohkem. Minu jaoks on see Rakvere Muhu sõit juba nagu Tallinnas käik, et see on nii loomulik mulle, et ma teen seda iga nädalavahetus ja Hannaga sai kokkulepe, et kuna ta sai meil ju septembris juba 17, siis meie esimene reegel oli usaldus. See oli kõige põhilisem, et kuna Muhus me elame tõesti sellise koha peal, kus tal ei ole nagu midagi muud teha, kui jalutada mere äärde, et ei ole ju seal keskus on 7 kilomeetri kaugusel, siis meil oli kokkulepe, et ta saab olla nädalavahetusta Rakveres, kus tuleb ju Kaitseväes minu poeg ja ta saab olla siis seal, et ta ei pea tulema iga kord minuga kaasa. Ja ta muutus nagu hästi iseseisvaks, nagu need 17-aastased on. Ja reeglid, tegelikult ma ütlen ausalt, ma ütlesin talle kohe, et meil konkreetseid reegleid ei olegi tema jaoks, sest et tema jaoks on hästi raske aasta. Juba on raske aasta. Ja paratamatult mul on niisugune vist iseloom, nagu mul abikaasa armastab öelda, et sa pigem teed ju ära kõik ise. Siis ma ei ole teda nagu sundinud tegelikult tegema selliseid asju. Ja kuidagi ma tõesti lasen tal olla. Ma arvan, et siis tal läheb aasta kergemini ka, et võib-olla ma olen liiga, ma ei saa öelda, kas see on pehmo, aga samas nagu pigem on kõige rangem reegel on ikka usalduse. Okei. Ja kui ta nüüd tuligi augustis tuli Rakverre, sinna teie koju, sai oma toa, pakkis end lahti, siis hakkas kool ja kuidas see tal minema hakkas? Kuidas ta vastu võeti, kui lihtne oli kooli kohta saada, kuidas sul õpetajatega suhtlus või selle juhtkonnaga käis või kuidas see välja nägi? Minu arust Ifu tegi kõik töö ära, selles mõttes, et ma ise ei pidanud ju kooli otsima ja tuli ju teisi lapsi ka meil sinna riigigümnaasiumit ja see kuidagi sujus hästi selliselt loomulikult, et ühel hetkel olid lapsed kõik koolis, käisime, andsime lihtsalt selle allkirja, et meie lapsed on nad, on ja eelnevalt siis linnavalitsuses ju sisse kirjutused, et on meiega ja ega muud ei olegi ja algul ka hommikul mõtlesin, et mis me siis tegema hakkame, et kuidas me, et mis hommikusöögid asjad. Ma ikka räägin talle, ta on nagu väike linnuke, kes ei söö mitte midagi, et hommikul ta süüa ei taha, toimetab viimase hetkeni ise läheb, kuna meil on kool on 1,3 kilomeetrit, ma arvan. Väga lähedal. Et väga lähedal, et siis ta käib ise, väga harva, kui olen teda viinud, kui lapse lasteaeda viin, et meil on tegelikult, saaks sättida niimoodi, et kui
väiksem pool tundi kiiremini tegutseks, siis ma saan ta nagu kooli viia, et see tegelikult sobiks väga hästi. Aga ta on ise nagu sellega harjunud, et ta ise läheb, ise tuleb. Ja päris algul ta oli hästi aktiivselt tegigi nagu endale ka süüa niimoodi, ega ta ei pelga selles mõttes, ta tundis ennast kohe koduselt. Ja siis tekkisidki ju sõbrad, klassikaaslased ja aina rohkem oli see, kus ega enam ei tuldudki peale kooli otse koju, eks, et oli need pikemad ja siis kui koju tõtt süüa, ei ma juba sõin, et selles mõttes, nii nagu nende 17-aastastega on, et selline võib öelda, et meie ühised söömised ainult kadusid rohkem ära ja ma nagu selles mõttes ma ei näe, et midagi nagu oleks valesti, vaid pigem ongi see, et ta on ju 17 ja toimetamegi. Ma olen talle öelnud, et kuna ma töötan kodus, siis ma olen küll kodus, aga võib-olla mõnikord tulen vähengi kuskil kellegi kohtuma, et ma tulen õhtul hiljem, et aga ta on nii iseseisev, et ei ole üldse. Okei. Kas sul on üldse tunne, et sul on lisalaps või ei ole? Mul ei ole absoluutselt. Mul Oliver, kes siis kaitseväes on, temale väga tegi nalja üks lause, et mul on väga hea meel näha Anna toas nõusi, ma tean, et ta sööb. Okei, siuke süsteem. Et selles mõttes, et vahepeal on tunne, et ma ütlesin, milles sa elad, kas sa sõid? Ja ma juba sõin, et aga ma ei näe, et ma ei näe, et oleks nagu nõud pestud või oleks kraanikausis või pesumasinas või siis lähed kiikad teda, siis on tuppa ja siis on nagu IKEA, nagu öeldakse, et lähed teismelise tuppa, tüüpiline teismeline, eks ju. Et selline, ma ei tunne üldse võõrkeha, absoluutselt. Vabandust, lapsed, et vahetusõpilased ei ole võõrkehad, nad on täiega oma pere lapsed. Okei, nii armas. Aga toitumise teemal, kas äkki on teema, et Eesti toidud ei meeldi talle, mingid võõrad toidud või kuidas sellega on läinud? Tegelikult on niimoodi, et me Muhus teeme nagu rohkem sellised, teeme ikka see supi valmis ja siis kuna meil on seal nii väike köök, siis ilmselgelt ei saa igaüks hakata tegema, siis ta sööb, muidugi ta sööb. Pigem on see, et ma ise olen selline, et hästi jälgib, mida ma nagu söön ja kui mul mingi periood on, mul olid need siin ennem detsembrit, kus mul reaalselt ongi toit, kindel toit, siis peadki lastele nagu tegema eraldi on ja siis lõpuks Anna tegi ka endale eraldi on ja kirjutab teinekord mulle, et äkki sa tood mulle seda on ja kus ma teen on ja et kuidagi on nagu kujunenud selline, et teeme selle suure potitäie suppi, siis paratamatult, ei taha seda 3. päeval süüa, sest et meil on nii pisike pere praegu, eks ju, et siis pigem ongi igaüks teebki täpselt niimoodi valmis ja väga meeldib talle Eesti pannkoogid ja et aga ei ta sööb selles mõttes Eesti toite, verivorsti ta isegi proovis ära, seda kuigi ta pelgas, aga proovis ära. Aga kui sa ütled Eesti pannkoogid, siis mulle tunduvad nad ju mis seal erilist on või nagu mis Saksamaal teistmoodi siis? Ei, ma ei tea, ta nagu hästi, ma näen, et kui ma teen, need on kohe sellised, kus ta isuga. Okay. Et ükskõik millal ma seda teen, et kui ta väljasõitudeltki tuli ja siis siinkohal ma väga tänan teisi vahetuspere emasi, kellega meil on väga hea kontakt Rakveres, kellega me siis saame jagada selles mõttes ka lapsi, kui meil on vaja, et kui keegi tahab külla tulla, et siis või ma ise oleme pikemalt ära, sest me siis saab, et see kontakt on hästi oluline teiste peredega. Aga kui palju neid Rakveres on üldse peresid, keda sa tead? Mina isiklikult tean 3, aga lapsi on rohkem, aga kes on nagu lähedasemad, on 3. Okei. Ja kas te saite läbi üfu tuttavaks või kuidagi tänavapildis vaatasid, et võt see laps, kes nendega kõnnib, on vist välispaalane? Ühega ma tunnen juba aastakümneid, ka 15+ kindlasti, ja teine juhtumisi elab samas piirkonnas, kus mina, ütleme, kui kool on 1,2 kilomeetri ühele pool, siis nemad elavad siis teine 1,2 teisele poole, siis meil oli kohe nagu plaanid olid paigas, sest see olid ka ju reeglid, et kui tahad pikemalt ära minna, et siis vahetuspere leia. Meil nagu seda probleemi ei ole algusest peale. Et me niimoodi lapsed on ööbinud ühe juures, teise juures ja siis on Leila
ja poiss on Matu Till Martens, kui ma nüüd ei ja ma panin talle kohe nimeks Matu ja tervitan teda, tema on väga eeskujulik vahetusõpilane selles mõttes, et ta on nagu kõige tugevamini eesti keel on suus ja tema on siis minu väga isikliku tuttava peres. Okei, väga äge. Aga kas, no Rakvere ei ole nii väike koht, et seal oleks ainult üks kool, on ju, aga kas nad käivad kõik samas koolis või erinevates koolides? Praegu nad käivad ühes, sest just ongi see teema, et kus on see tasuta toit, mina pakkusin eragümnaasiumit, aga seal on nagu tasuline söök on. Et võib-olla ka see määras nagu seal rolli, aga riigigümnaasium on seal ongi, siis on all, ma võin ju eksida 3-4 aastat, vabandust, kui ma eksin, aga ta on, ütleme, kõige uuem kool üldse seal. Ja siis, kui Hanna sinnagi läks või kõik lapsed koos viisin sinna, siis et kui suur, et ilus kool. Okei, äge. Ja sina saad ka tegelikult jälle aimdust, et mis seal koolis toimub, kui su enda siis pisem laps varsti läheb kooli. Meie küll lähme Muhu kooli. Okei. Aga Muhus on siis kool ikkagi? Muhus on kool, aga seal on 9-klassiline. Ja siis on Orissaares, et see on natuke keeruline, et ma abikaasale ütlesin, et pole probleemi siis, et võtame järgmine aasta siis Muhusse ja hakkame Orissaate viima, ja ta ütles, et Aga kui palju su abikaasa üldse jõuab Hannaga kontakti luua või kui palju nemad suhtlevad või milline suhe neil omavahel on? Suhtlevadki nädalavahetustel ja kui mul abikaasa Rakveres käib kord kuus või et ka siin aidata maja peal, eks ju, et aga ka suhtlus on vaba. Suhtlus on vaba ja Hanna nagu üldse ei pelga, et selles mõttes on kuidagi on sujunud küll niimoodi, et meil ei ole nagu sellist teemi. Okei, nii tore. Ja alguses sa ütlesid, et üks su hirm oli see, et sa ei räägi inglise keelt. Ja praegu sa ütlesid, et te kirjutate eesti keeles, aga kuidas te suhtlete siis või kuidas see on muutunud nüüd ajaga? Ma üritan taga eesti keeles suhelda, aga ta ütleb, et tal on raske, et tal on ka koolis selles mõttes raske eesti keelega, aga pursib juba ja siis aga inglise keeles ikka, et ma panin ise ennast proovile ja ma olen ise enda üle uhke. Okei. Aga su poeg? 6-aastane suhtleb vabalt. Mis keeles? Inglise keeles. Kuidas tema seda nii vabalt? No selles mõttes YouTube'id on täis. Selles suhtes oligi mul mul oli lootus, et väike poiss räägib ju eesti keelt ja ta õpib sealt inglise keelt ja minu jaoks oli üllatus. Ja samamoodi Lauri tütar ju Noora, kes suhtleb ka vabalt inglise keelt. Minu 20 või 19-aastane poeg, kohe 20, eks ju, tema suhtleb ka inglise keeles. Et seda inglise keelt on meil nii palju, et paratamatult jääb nagu see eesti keel nagu tahaplaanile, et me lähme ise mugavustsooni kahjuks. Ja ongi ka see ju, et kõik lastel ei tule, nagu mina ütlen, et minu keeled on kõige nõrgem külg, et kõigil ei tulegi nii kiirelt, et mõttes ma ei ole nagu Anna peale nagu pahane, et miks ta ei pinguta. Tegelikult võib-olla siis see ongi eelis, et sa ei tunne ennast nii mugavalt inglise keeles, et siis sina pingutad kõige rohkem, et just eesti keeles temaga väljenduda või? Jah, aga ma näen, et on asju, mis nagu vaata aru ei saa, siis ma lähen ikka inglise keele peale üle. Okei. See keeleteema on, siis ta peab selle, kes oli Matu, see teine vahetusõpilane eeskujulik temaga õppima nippedalt. Jah, et tema oli küll üllatus. Ma aeg-ajalt ikka viin neid suurde keskusesse, mis on siis kaubanduskeskusesse 7 kilomeetrit siis meie juurest, siis nad ikka paluvad, et kuna ma töötan kodus, siis on ju hea, et kas ma tuleks koolist, võtaks need peale, kas ma viiks neid sinna ja siis ma mäletan seda, kui oli hästi pakane oli ja Matu istub seal ees ja tüdrukud on taga ja muidu plärisevad seal kõik saksa keeles ja mina mitte midagi aru ei saa ja siis Matu ütleb nii armsalt, et oota. Ja siis täna öösel oli -21 kraadi. See oli nii armas. Ta nagu, nii armas, et selline ja samamoodi on ju Anna suhtes, kui tal on mingid laused juba, et ma näen tegelikult seda rõõmu. Aga jah, ta tunnistavad, et on raske. Ja võib-olla ka see on see mugavustsoon, kuna neid on nii palju, on ühes koolis koos. Ja siis nad lähevadki mugavaks.
Kas nad käivad samas klassis ka või? Ei käi küll, aga nad ikka ju saavad ju kokku ja siis lähevad mugavaks. No eks see on jah, see lihtsus lihtsalt teada, et teine vahetusõpiline saab sinust aru ja isegi kui pursid mingit keelt, pole hullu, aktsepteerivad võib-olla rohkem või jah, omast kogemusest tean ka. Jah, aga mis Rakveres veel teha saab üks vahetusõpiline? Kas tal on mingid hobisid seal või mis ta vabal ajal teeb? No ta hakkas käima, ta tegelikult on ju karatees käinud, aga ta tundis, et tema jaoks on ka ikkagi nagu raske või selline, et ta praegult lihtsalt naudib, ma arvan, noore elu. Ja siis koolis on erinevad üritused õhtuti, käivad seal ja chillivad. On lihtsalt, mõtlengi, et naudivad seda teismelist elu. Äge. Ja kui palju sina tunned, et sina vahetusemana tahad talle sellist kultuuriprogrammi pakkuda või Eestit tutvustada või kas sul oli enne mingi visioon või on mingisugune visioon, et mida kõike sa tahaksid temaga koos teha või lihtsalt kulged ja vaatad? Meil oli ka üks miinus, mis ma paningi paika, oli see, kuna meil oli majaehitus. Ja see sai ka kohe öeldud, et ma ei ole tüüpiline pere kindlasti, kes võtab iga nädalavahetused, sõidab siis Põlvas, Narva ja et paratamatult enamus aeg läheb meil Muhu peale. Ta on käinud meil juba 2 korda seal Saaremaa loomajas, ma arvan, et see on talle nagu hästi mõnus. Ja jõulude ajal olime üldse Jurmalas. Hoopis välismaal. Üldse välismaal, jaa. Ja taaskord vahetuspere Katret tervitan, pere ema, et kelle tänud emale ta nägi Ida-Virumaad. Ja siis me niimoodi jagame, et ise võib-olla selles mõttes tunnen süüd, et ei ole sellist aega tõesti. Aga seda me nägime ette. Et seda ma rääkisin kohe, et kui see ei tule takistuseks, et ma ei saa teda vedada nüüd siia-sinna ja 3. kohta, et siis ja ta sellega nagu lepib. Kindlasti, kui lähevad ilusamaks ilmad, siis ikkagi ka üritame kas või teiste perede abiga, et talle ka näidata nagu teisi Lõuna-Eestit või me peame ise ka aja maha võtta. Ja, kui endal on ka selline graafik. Jaa. Aga mulle tundub ju väga nagu hea lahendusena, et ta saab teiste peredega koos ka reisida, välja sõita teha sinna idasse ja kui sa ütlesidki, et peale kooli ta tihti ei tule juba otse koju, järelikult tal on juba seal inimesed, kellega saabki ise valida võib-olla siis, et mida koos teha ja kuhu. Jaa, sest et nagu ma ütlesingi, et mina käin enamus aja reedeti tõmban juba Muhu poolest päevast, siis Anna tuleb koolist, ta jääb koju ja siis nad istuvad, ta ongi küsinud, et tahavad sushi õhtud näiteks teha. Ja siin on jälle see koht, see usalduse koht. Et ma alati öelnud, et nii kaua, kui probleeme ei ole, siis ta alati ütleb mulle ette, et tahab kutsuda kedagi külla ja et ma ütlesin, et jaa, et Oliver on kodus, et kui see on okei, siis palun, tulen pühapäeva õhtul, kodu peab jääma samasugune nagu kui ma lahkusin, teame ju teismeliste pidus ikka. Et ma olen andnud talle ka selle võimaluse, et ma ei keela kutsuda, isegi ma ei tea, kes see seal kodus on, aga kuna ma tean ju, et mul on Oliver, kes ilma peal hoiab, et ja siis ta on ka saanud sellise, ma küsingi, et mida te tegite ja siis on see valmistav sushit ta tegi küll, ma olen näinud vanaema küpsiseid ja mis iganes ta nagu selliseid Saksast nagu toonud või kuigi ma ei tea, kas see sushi nii väga Saksast, aga lihtsalt see, mis tal nagu lemmik on, et siis nad istuvad meil ja toimetavad. Ka tore ju. Ta kõlab, ma arvan, teismelise sellise idüllina natuke, et jah, eks ütleme nii, et esmaspäevahommikuti on, ütleme, et võib-olla see unepuudus annab märku ja mida ma veel nagu näen, et eks see kliima, et kui me lähme tagasi selle algusesse, et ma ütlesin, et puude tassimine ja lume lükkame, et ütlesid, mis see siis on, ja kui esimene lumi tuli ja seda lund oli tõesti sentimeeter, ta oli nii õnnelik, et nii palju. Siis, kui tuli reaalselt see lumi, kus ma 4 tundi olingi väljas, nii et hommikul läks
kooli, ta nägi, et ma juba tegelikult selle lumega tegelesin ja ta tuli koju, siis maja esine oli, plats oli puhas. Siis ta lihtsalt vaatas seda ja siis ta filmis ja ma ei tea, saatis oma emale või isale selliseid videosi ja siis õhtul tulime Tallinnast hilise õhtul ja siis ka lund hakkas sadamist. Kas ma võin natuke välja jääda, siis ta lihtsalt filmis seda, kuidas lumi langeb ja selline, et teil ei ole nii palju lund. Et siuksed, ma arvan, et need pisikesed elamused on rohkem väärt kui see, et kui me läheme nüüd sinna Kumu muuseumisse või pigem need ongi need elust enesest siuksed teemad, mis ma näen. See tundub nii toredad väikesed detailid. Aga kui jõuludest või talvest rääkida veel sellest lumest, mida ta ei olnud nii palju näinud, kas ta oli valmistunud, kas ta oli kindad müts ja sall või kuidas? No esimene, kui ta sinna Ida-Virumaa läkski selle Katre või Leila vahetus perega, siis kohe nagu Katre ütles, et kuule, tal ei ole nii paksa riideid. Ja siis neil oli väljasõit oli Lõuna-Eestisse, kus sel ajal just, kus see kõige suurem pakane oli. Okay. Ja mul oli Katrega oli just telefonikõne ja siis me hakkasimegi arutama, et mõtlesin, et issand, et ma lähen kohe otsin, et kas mul on midagi. Aga vanemad saatsid paki. Ja pakis, ega mina ju siis seda sisu ju teinekord saadetakse mulle seal komme ja tänu, selles mõttes on nii armas, kui tuleb suksed tänupakikesi tuleb sulle ja siis oli jälle üks pakk Annale ja olidki soojad riided, ütles, tal on kõik asjad olemas. Et mina juba tegin talle kokku kõik, võtsin oma saapad ja vaatasin, kui suur jalg on, aga tal vanemad saatsid. Okay. Et kuidas ta hakkab ära siit minema, eks me hakkame tagasi saatma neid asju, sest vist küll, et neid pakikesi ikka tuleb. Okay. Aga kas praegu sina suhtled tema vanematega ka või? Me ei suhtle niimoodi. Et kui nad räägivad telefoni teel, siis ikka tšau, aga nad suhtlevad ju saksa keeles, nemad inglise keelt ei suhtle. Aga mis mulle väga-väga armas ja oli, ma sain nende käest eestikeelse kirja ja käsikirjas. See oli küll jõuludeks, oli nagu, kus oli pikk tänukiri, et see oli hästi-hästi armas. Wow. See oli siis kellegi abiga ilmselt. Kindlasti, aga lihtsalt see vaeva nägemine selles mõttes, et võtta kätte ja kirjutadagi pastakaga, ma ei mäleta, millal ma viimati ise seda kellelegi tegin ja see oli armas. Nii armas. Et kui ka päris vanemad kirjutavad, et nad näevad, et nende laps on õnnelik seal, kus ta täna on, et siis on ta õiges kohas. Aga kui nemad küsiksid sinult, et mis on olnud kõige üksed pärlid või armsamad hetked koos Hannaga, mida sina vastaksid neile? Me oleme isegi käinud ju kala püüdmas. Okay. Ja selles mõttes, et kui ta sai kalaga püüdmiseks, aga ta sai selle õnge puudutada ja sügisel me ikka käisime sellised, need ongi need vähesed koos veedetud ajad, et me isegi üks hommik kutsusin, meil on olnud üks hommik, kus me läksime 7-kilomeetrisele ringile, ta oli paar kuud oli see Rakveres olnud. Ja siis oli ka selline, ma ju tean, et ma ei ole pädev selline, kes nagu lihtsalt räägib vaata inglise keeles, sest paned neid nagu lauseid kokku aga me saime hakkama ja siis oli ka selline hästi-hästi mõnus koos olemine. Nii tore ongi kõigile võib-olla julgustuseks ka, et lihtsad asjad, nagu sa ütlesid, just jalutamas käimine või kalapüük, nii et puudutad õnge või? Jah, lihtsalt, et see tulemust ei pea selles mõttes olema, et aga sellised las laps olla see teismeline, aga see ongi see jälle see reegel number 1, usaldus. Okay. Ja kui sa mõtled selle ajale, mis ta siin nüüd on Eestis teie perega olnud, et kas sa mäletad mingisuguseid kultuurishokke ka, kus ta nagu ei suutnud aru saada, et miks te asju niimoodi teete? Ma arvan, et see verivorst oli. Ma arvan, et see verivorst. Aga ta proovis? Ta proovis. Tema jaoks oli nagu see selline, et talle veel nagu veri ja tõlgid otse tõlke, siis ja mõtled, kas otse tõlkes on nagu õige sõna üldse, eks ju. Et talle siis ta nagu, kas tõesti, on ju. Aga kui vastupidi, ma ütlesin talle, nagu teeme nüüd nii, et täna nagu see nädal on siis nagu see saksa nädal, eks ju, et sina teed siis süüa. Hästi ürtsikad,
Noh, lihtsalt hot dogi vorst nagu nad on, eks ju, aga no nii vürtsikas, et ja siis ma ütlesin, okei, teeme nii, et teeme igaks juhul. Et see nagu jäi meil ära, et aga kui ma nagu mõtlen, mis talle algul ta tuli, tal oli põhiline, talle hästi meeldis pasta juustuga lihtsalt. Ja sellega tuleb mulle meelde jälle üks seik, kust oli nagu hästi vähest aega oli meil olnud ja tuligi Leila ja Matu olid, kõik olid meil ja siis nad tegidki seda pastat ja ma töötan garaažis. Ja see oli, kool ei olnud veel alanud, see pidi olema augusti lõpp, sest olid selle, see veel vabad päevad olid. Ja ühel hetkel ta tuleb selle taldrikuga mulle sinna alla garaaži arvuti taha, et nii kaua see juba olnud. Ja see oli nagu nii armas, et jälle, no nii lihtne asi, mis see siis on? Pasta juustuga, no mis see on? Aga just see, et nad olid nagu selle ise valmistanud ja nad ei unustanud ära, et ma olen majas ja et ma ei ole mitu tundi juba sealt nina pistnud välja. Aga see pasta juustuga, kas seal oli mingi eriline, mingi spetsiifiline pasta või täiesti ja ta oli Saksast kaasa võetud, isikesed, okay. Ja tal oli kaasas, ja esimesed olid tal kaasas. Saksamaalt? Ta võttis, tal oli kaasas toidud ja meil oli ka niimoodi, et üks pakik oli nagu meile teatud asju ja oli ka sellised pasteedilised või sellised lihalised erinevad ja suhted. Aga kas ta võttis seda sellepärast, et teile näidata oma lemmiktoite või ta kartis, et äkki Eestis üldse pastat ei müüda? Ei, mitte seda, pigem ikka selline külakostiks, selline saksa pärast, et aga jah, tüüpiline teismeline makaron, spagetid lihtsas versioonis, juustusai, röstida juustusai lihtsalt, et kujutad talle, et kuna mu mees on ka jahimees on, siis meil on ju suitsuvorsti on ja näiteks meil seisabki sellepärast, et Anna nagu nii, kui ma tal viilutan, et see on nagu tead, et seletad, kust see tuleb, on ju, siis, aga ta nii väga nagu seda vabatahtlikult sellist singilist asja nagu ei taha panna võileiva. See on nagu selline, kui toitu mõelda sukse teistmoodi. Harjumise asi ilmselt, võib-olla sealt pere või saksa pere toitumisharjumustest, eks ta ilmselt sealt pärit on. Ja võimalik, jah. Aga mis siis veel põnevat selle aasta jooksul, kas on mingid hetki olnud, kus sa oled tundnud, et no tegelikult kõik jääb üle pea, oli vaja teda võtta, kui ma nii palju liigun ise siin Muhu ja Rakvere vahel või on mingid kahetsusi olnud tema võtmisega ka seoses või? Pigem ütleme niimoodi, et tema võtmisega ei ole olnud, sest ütleme ainuke asi on see, et mis tegelikult tegi septembris kurvaks, oligi see, et kui teatati, et mul abikaasa ei saa tulla. Eks see võttis natuke selles mõttes ju meeleolu alla, et meil oli ju niisugune visioon sellest aastast hoopis midagi muud. Ja siis kuidagi võeti niimoodi, et nüüd tema peab seal olema. Plussiks on see, et maja ju kerkib, on ju. Aga võib-olla siin, ütleme, aasta algul, kui need jõulud said läbi ja siis tekib ikka mingisugused sellised, sa vaatad, et lapsel on, koolis on natukene puudumisi või ja siis ongi see, et vaatad, et laps on natukene sellisem, võib-olla kinnisem või et sa oled ju ka lasknud tal olla lihtsalt, eks ju. Ja siis tunned, et kas sa oled nagu endast andnud nagu kõik, et vahepeal tekib kindlasti see, pigem mitte see, kunagi ei ole seda tundnud, miks ma teda võtsin, vaid pigem, et teades mu enda seda, kuidas kogu aeg ma pean olema trambu raitama siin ja sealpool, eks mul endal väikepoiss ka elab ju täpselt nii nagu juba praegu iseseisev, eks ju, et ei ole ma tüüpiline ema, kes istub ja mängib on ju lauamänge, et siis oli küll see koht, kus nagu küsisime, mis nagu, et mis on, siis tuligi välja, et tal on nagu raske eesti keelega ja siis nad mõtlesin, et ja samamoodi, et sa pead nagu rääkima, et sa pead rääkima, et sa ei tohi endasse koguda ja muidugi muret tekitab ka see, et need nohud köhad, mis tulevad nii kergelt, et just see kliimaga ta nagu hästi kergelt tuleb selline kurguvalu lapsel, siis ka mõtled, et
ise oled kõrval siukene, et ei ole midagi, onju, teatab jälle, et mul on jälle, vaata, mul on valus ja salg käib on, et siis mõtled, et oi jumal, kuidas ma teda nüüd aitan või kuidas tema ema teda aitaks, eks ju, et aga ei, ma ei ole kahetsenud. jah. Noh, ma olen jah mõelnud seda, et kui teda ei oleks, siis ma arvutusvasti oleks juba muhus. Aga oleks ja poleks on need pahad, on ja see lihtsalt nii ongi. See pidigi nii minema. Ja võib-olla nüüd saadki lisaaasta Rakveres tegelikult. No selles mõttes küll, jah. Selles mõttes küll. Okei. Põnev. Ja noh, siit kostuski välja, et tegelikult, et kui on mingi raskus, et siis rohkem tundub, et sa hakkad ennast analüüsima, et mida mina saan teisiti teha või miks mina kuidagi endale seda mitte süüd panema, aga vastutust natuke versus talle. Ma olen kogu aeg võtnud lastelt selle kohustuse nagu ära, et mul abikaasa ikka ütleb, et noh, ma teen liiga palju võtta ära. Mul on nagu see põhimõte, et ma ei taha öelda 3 korda. Mul nagu abikaasa, ma tean juba, et 2 korda ei ütle, et 3. teed ise ära, on ju. Et jah, eks see nii on. Aga jah, minu mõte on ikkagi see, et ta saaks nautida seda, et tal jääks nagu meelde, et ta läheb nagu nii koju, tal on see argielu. Ja kui mul on vaja minna õhtuti pikemalt ära, ma olen võtnud, ma lähengi sõbrannaga välja istuma kohvikusse, et ole palun Ovega. Tal ei ole kunagi probleemi olnud, et ma jõuan võib-olla kell 12 alles tagasi, et saate ju hakkama, et ja loomulikult on ju, et see on lihtsalt see suunamine, et noh, kas või koeraga väljas käiminegi, on ju, et kui ma ütlen, et palun, et ma ise täna ei jõua, et muidu mulle hullult ise ikka käin ju kogu aeg ära, aga siis ta läheb ja teeb ja toimetab ja kui ilmad olid ilusad, siis ta käis ise ka jooksmas ja ütleme selles mõttes. No selle järgi või siit kostub, et sa oled väga ta nagu pereliikmeks võtnud, et ei ole nagu, et et sina ei pea üldse midagi tegema, või et ikkagi, et kas ta aidata ja hea meelega aitab, et see on ju tundub nagu ta oleks integreerinud päris hästi. Ta kohe tuli. Nagu ma ütlesin, ta ei ole vist kordagi tundnud ennast nagu selles mõttes võõrana. Ta on nagu võttis selle toa hästi omaks ja siukene. Mul oli veel, talle nagu hästi läks korda see, et kui ta selle toa sai, siis meil polnud seal kirjutuslaudagi. Ja siis ma selle organiseerisin talle kohe 2-3 päeva pärast. Ja siis tuldi IKEA-st ja mina seda kokku küll ei oska panna ja siis mulle tuttava kaudu tuli üks tütarlaps, kes selle kokku pani ja siis ega Anna ei teadnud, et see talle on. Ja siis, kui lõpuks see koos oli ja siis me tõstsime sinna tuppa, siis minule või, et nagu selline, et niigi mul on oma tuba on ja et see jälle pisi asi, et me ei jõudnud seda tuba teha valmis selleks ajaks, kui ta tuli, aga me jõudsime valmistada siis, kui oli kooliaeg, on ju. Et noh, me võib-olla kardamegi ette, et mul ei ole seda, mul ei ole tuba, eks ju. Et tegelikult, kes pered mõtlevadki, et ei ole ju tegelikult tubagi vaja, et noh, kui sul on lihtsalt koht, kus lapsel olla ja ta võib ju jagada ka teise lapsega seda tuba, on ju. Sinu kogemuse põhjal, mis nõu sa veel teistele annaksid või soovitusi teistele peredele, kes võib-olla mõtlevad, et kas hakata vahetuspereks või mitte ja kas võtta see õpilane, keda nad on ka noolinud võib-olla seal kodulehel või kuskil, et mis nõu sa üldse enda kogemusest jagaksid? See on selline nõu, et seda kogemust tuleb lihtsalt proovida, sest seda ma ei saa ju täna öelda, et see laps, kes teile tuleb, on sama fantastiline, kui minule Hanna sattus. Et ma olen ju ka lugusid kuulnud, kus on raskemaid lapsi, aga neid on ju nii vähe. See ongi lihtsalt nii vähe, et pigem on see, et kui see tunne korraks tuleb, et kui juba mõte, et mingi asi jätab sind sinna vaatama seda infulehel, see tähendab seda, et sa oled nagu valmis seda tegema, et nagu minagi mõtlesin, ma leidsin 105 põhjust, miks mitte seda teha ja täna ma ei kahetse. Ja muidugi on ka see, et kui sul mõni lähedane ütlebki, et milleks see koormus sulle, kes sinuga ühe katuse all ei ela,
tegelikult mina ütlen selle ära kuula teda. Sest see on sinu elu ja tegelikult see ja mõelda, et võib-olla aasta pärast oleme juba seal ise külas, juba vanemad plaanivad juba Eestisse tulla, et nemad tahavad kindlasti tulla meid ka külastama. Et see on nii äge, et sa saad sellise veel lisaväärtuse nagu tutvused, et see ei olene sellest, et ma nüüd iga päev ei suhtle vanematega. Ma arvan, et laps on ju, me hoiamegi ju last ja pärast seda on see kontakt ikkagi olemas edasi. Väga head mõtted ja tähelepanekud. Minul on olnud hästi põnev kuulata sinu kogemusest ja sellest, kuidas te olete oma igapäeva siin toimima pannud. Ja mulle meeldib küsida sellist küsimust ka siin külalistelt, et kui sinul endal oleks võimalus täna, müstiline võimalus vahetusaastale minna, mis riiki sina tahaksid minna? Minul on riik, kus ma tahaks kunagi olla kauem, kui nädal on Hispaania maa. See on nagu soe. See on soe maa ja see Hispaania inimesed on lihtsalt nad nagu kuidagi nii armsad. Et mina tahaks Hispaaniasse minna. Okei, väga selgelt põhjendatud, väga hea vastus. Jah. Kas sul oli siia tulles, sellele meie vestlusele mõeldes, oli mingi teema, mida sa mõtlesid, et kindlasti võiks ka seda mainida, kas sa tahaksid siia lõppu midagi lisada või mis noodil lõpetada? Tegelikult ei olnudki, aga ma lihtsalt mõtlengi seda veel kord, et võib-olla kordan oma sõnu, et las vahetusõpilane tunneb ennast kui pereliige, samas anda talle võimalus kui külaline, et tal ei ole nagu niivõrd palju kohustusi, sest see on niivõrd raske aasta. See on raske aasta. Et ja ma kujutan ette, et täna, kes on peres, kus on inglise keelega saab hakkama, on kordades kergem kui pere, kus on Jaapani lapsed, kes ei suhtle ka inglise keeles ja mõeldes nende perele, nad saavad ju hakkama. Et siis, miks on sinu see, et ma ei saa? Ma küsiks selle peale, et miks sa ei saa? Et see tegelikult see kogemus tasub ära. Et see ongi see mõte, et võtta last kui oma pereliiget, samas natukene kui külalist, et sa ei koorma teda ära. Väga ilus, nagu väga hea siuke mõtlema panev üleskutse ka, et miks sa ei peaks saama? Jah, et miks sa ei saa hakkama? Kui mina sain. Ja üksikemana peaaegu, et ka üksikvanemad, et andke endale võimalus. Aitäh sulle, et sa tulid minu külaliseks siia täna. Aitäh kõikidele kuulajatele. Mina soovitan soojalt siin podcasti äpis, kus sa seda saadet kuulad või vaatad, veel üles alla kerida, valida veel mõni saade endale järgmiseks kuulamiseks. Ja kui sul oli tunne, et tegelikult on mingi kindel sõber, mingi tuttav, kes võiks ka siit seda episoodi kuulata, siis kindlasti jaga seda temaga ka. Ja kohtume juba järgmisel korral. Tšau!